Minu kõrval on üks väga põnev naine. Olen temaga eelnevalt kohtunud ja uskuge mind, temas on väga palju särtsu-mürtsu ja ka väga palju sügavust. Eve Krautmann, tere! Sina oled üks naine, kellega olen ma korra kohtunud ja sul on väga palju maailmal anda. Täna on sul Krautmann Advisory, mentorluse ja koolituse ettevõte. Aga see ei ole alati olnud ju sellises maailmas, et alustasid sa, ütleme niimoodi, Soomes oled sa õppinud mingit keskkonnakaitse. Sa oled olnud Eestis Montessori kooli edendaja. Sa oled töötanud IT-valdkonnas, väga sellises mehises valdkonnas ja siis äkki avastasid enda jaoks inimesed, et kuidas selline muutus inimesele tuleb? No elu teeb ise oma korrektuulid, et lihtsalt ise olen kaasa läinud selle vooluga, mis mulle on nagu pakutud ja mis mulle on tundnud, et südamest, et on õige teha nagu, et ja niimoodi ma olen sattunud ühes kohas teise, et sinna, kus on nagu see südame kutse olnud ja on olnud vajadus teistel inimestel, sinna ma olen läinud. Sa ütled, et ka oma sellel advisory teemal, et sa tegelikult annad sellist nagu mentorlust ja koolitust inimeste sügavale sellisele enesearengule. Mis on need probleemid, mis sind kõige rohkem kõnetavad inimeste juures? Väga huvitav küsimus. Selles mõttes, et pigem isegi ütleks, et igaühel on väga erinevad nagu mured. Aga võib-olla kõige sellisem ongi see, et tegelikult kuidas olla nagu suurepärane juht. Nii et ise nagu seal elulainetel püsida ja siis samaaegselt, et kõigil teistel oleks väga hea ja samal ajal, et see ettevõttega siis kasvaks nagu. Et ütleme selline kombo nagu, et just, et leida see sisemine vägi. Mitte kuskilt siis raamatutest, mitte läbi selle, et mida keegi on kuskil õpetanud, aga just leida siis enda sisemine tarkus. Kui palju sulle tundub, et see juhtena, ütleme, kes on nii ära mattunud selle firma heaolu mõttes, sellele arengule kõigile, kui palju ta peaks tegelikult ise välja astuma, esinema, rääkima, olema? Kas sa ka seda õpetad? Muidugi absoluutselt hea, sest et tegelikult seal on väga suur osa sellest, et ma ütlengi, kõik saab tegelikult alguse kommunikatsioonist. Kui sa ei oska kommunikeerida, siis tegelikult, kui sul on sellist sotsiaalset oskust, siis ega sa ei saa väga mitte millega hakkama. Sul võib olla tehnilist kompetentsi, sul võib olla ükskõik mida nagu teadmisi, aga kui sa ei oska suhelda, nagu, siis olgem ausad, ega sa kaugele ei jõua sellega nagu. Et see ongi üks tegelikult põhiline väljund, mis ma ka teen, nagu, et ka sellised koolitused, mis ma pakun nagu töötajatele, personalile, et just see, et kuidas siis ennast väljendada. Et kuidas siis neid sotsiaalseid oskuseid nagu arendada ja oma töös siis kasutada. No, see on tegelikult vägagi sinu pärusmaa, sest sa oled väga loominguline inimene, kes veel ei tea, et sul on tegelikult olemas väga tore loovkeskus nimega Tiigrinatsu. Paari sõnaga, mis seal toimub üldse? No see on selline, ütleme, paras segasuma suvila, nagu ütleme tavainimese mõistes. Minu jaoks on väga loogiline ja kes sinna tulevad, nende jaoks see tekib ka kohe väga loogiliseks. Aga seal on siis kokku pandud, et kuna ma ise kirjutan raamatuid, ma ise illustreerin, ma tegelen kunstiga erinevas vormis, siis muusikaga, just improga, ka laulmisega. Ja ehk siis see kõik on nagu siis ütleme kokku pandud ja samal ajal siis ma läbi selle loomestuudio siis kirjastasin ise enda raamatud. Ma korra segan, kes ei tea, need on väga head raamatud. Need on 2, neil on toredad nimed, üks on Bloom, üks on Believe ja seal tegelikult on mitte ainult üks imeline lugu ja armastust ja kirge ja tundeid, vaid tegelikult on ka väikesed nõuanded ja nipid ju nendele, kes vajavad ka vaimse tervise arenguks või üldse, kellel on ka mingid mõtted ja probleemid. Sa oled nad väga targalt sinna sisse kirjutanud. Kuidas sa paned, et suured tõsised juhid ennast kulba? No ma ise ütleks kõigepealt selle peale, et ma ei tunne seda, et mul on see vajadus, et nemad peaks mind kuulama, neil endal tekib vajadus, sest et nad saavad ka kohe inspireeritud, kui nad näevad mind, et vaatavad, huvitav, kuidas ta teeb seda, kuidas see võimalik on nagu. Et kui ma kunagi alustasin juhina 20. tüdrukuna, siis see oligi põhiküsimus kohe juba esimestel päevadel, et kaua ta juba juhina on töötanud, vist väga kaua töötanud, et ta vist väga palju teab, nagu, kus kohast ta tuleb, nagu, kes Eve Krautmann on. Nagu. Et tegelikult oli, et see nagu tekibki see huvi, nagu, et minul ei ole seda, et ma tahan panna kedagi kuulama. Absoluutselt mitte, et hoopis vastupidi, et need inimesed ise tulevad ja leiavad mind ja see läbi ma ennast ei olegi ka varasemalt reklaaminud selle 12 aasta jooksul, sest et inimesed ise leidsid mind üles. Aga nüüd on asjad teised, nüüd hakkame reklaamima, nüüd teeme selle asja väga ametlikuks,
Krautmann Advisory on valmis ja inimesed, kes tunnevad huvi ja tahavad siis muutuda, siis selline kaunis loominguline daam on teid ootamas ja miks peab alati kõike tegema by the book, võib teha neid hoopis teistmoodi. Aitäh sulle. Aitäh sulle.